Tere kallid tennissõbrad, on ilus novembrikuu lõpp ja lumi sajab juba põhimõtteliselt tuppa sisse, aga meie ikkagi räägime suvistest spordialadest ja räägime edasi tennisest ja novembri alguses toimus Eesti Tenniseliidu hooaja lõpugala ja kus me tavaliselt Rihoga ideid ammutame ja seekord ammutasime sellise idee välja, et kutsusime endale saatesse aasta seeniormängijaks valitud Kadi-Liis Saare. Tere, Kadi. Aasta naisseeniormängijaks valitud. Aasta naisseeniormängijaks, sest meesseeniormängija oli meil ju Riho, kes Margus Metsanu. Just. Täpselt, ja see oli lahe tiitel. Väga väärt tiitlit mees. Mina saatejuht Gunnar Leeste ja Riho Kallus, nagu juba aru saite, alati minu paremal käel. Tervist, sa huvitavalt liigitsid tennise, et suvine spordiala, ma hakkasin mõtlema, et on nagu talispordialad, aga et tennis nagu... No hetkel on veel suveolümpia. Maadus saab võib-olla varsti taliolümpia. Ma olen näinud, et mängivad saalis ka tennist. Et ikka aasta ringi mängivad, ja. Aga Kadi oli ootamatu tiitel. Ja tere ja aitäh saatesse kutsumast. Sellel aastal võib-olla selles suhtes ei olnud, et ma olin maailmameistrivõistlused võitnud segapaaris mängus ja sageli on see piisav tiitel selle jaoks, et Eestis siin nomineeritakse, aga kunagi ette täpselt ei tea. Kas see oli esimene tiitel Eesti tennisehooaja lõpetamisel? See oli mul seeniormängijana nüüd teine, sest aasta enne seda olin ma saanud MM-il hõbeda ja ka seda peeti seda nominatsiooni väärt olevaks saavutuseks. Aga huvitaval kombel keegi vist isegi arvas, et ma võin olla läbi ajaloo esimene mängija, kes on nüüd nomineeritud nii aasta noormängijaks kui ka seeniormängijaks. Sest et kui ma noorteklassis mängisin 2000 aastatel, siis anti neid tiitleid ka välja igas vanuseklassis. Ma ei tea, kas 90-ndatel veel anti või mitte või millal see traditsioon tuli, et nagu hakata nii-öelda noormängijaid ja veel igas vanuseklassis ka eraldi andma, aga igal juhul tol hetkel 2000-ndatel seda anti ja siis seal olen ka paar tiitlit saanud, nii et selles suhtes mitte esimene, aga selles kategoorias esimene. Kas need paar tiitlit on alles riiuli peal? Vaat see on väga hea küsimus, kui nad on nad mu vanemate kodus, aga mulle ei meenu täpselt, mis meile tol hetkel anti. Ma usun, et seal pidi väike karikas olema, aga mis mul on tegelikult veel eredamalt meeles nendest 2000 aastatel toimunud aasta lõpukaaladest on see, et tol hetkel ei olnud nagu ühte kohta, nagu see Tallinki Nero-restoran, kus see toimus, aga me liikusime mööda erinevaid valdavalt hotelle siis ringi siin kesklinnas, olime Swiss hotellis ja Olympiahotellis ja nii edasi. Ja seal üks aasta, kui ma seal kõige esimest korda sattusin ja nominatsiooni pälvisin, ma ei tea, kas oli 12 või 14 aastaselt, siis oli meil võimalik teha ka moedemonstratsioon nende vanaaegsete tenniseriietega ja puurekettidega. Ja see oli mu kõige esimene aastalõpugaala ja kohe oli võimalik nii-öelda lavale minna sellises harukordses riietuses, et see on mulle kuidagi väga sügavalt meelde jäänud nii-öelda üritus, sest see tõesti oli, see on ju selline üritus, kus noori väga palju ei ole, mõned üksikud on kohal ja rohkem täiskasvanute üritus ja ega see 12-aastaselt väga palju sellistel üritustel ei saatu ja siis sellises kuidagi huvitavas õhkkonnas ka. See tundub nii kummaline, et me praegu räägime siin Kadi-Liisist noormängija ja siis läheb paar aastat mööda ja siis oled seeniormängija juba, et mis see vanusepiir on, kust hakkab seenior pihta, Riho? No tegelikult hakkab ju 30 pluss vanuses seenior, aga kui me vaatame maailma tennist, siis 30 pluss vanus on täna, ma julgen öelda, et enam-vähem 25-30% mängijaid on selles vanuses maailma top 100 hulgas nii naiste kui meeste arvestuses, nii et tegelikult see ei ole mingi seenior vanus. Ma olen nõus, ma tean see nii-öelda nagu kontraargument, mille nad siin aeg-ajalt on sisse toonud, on see, et vist keskmine iga, millal profitennisist lõpetab oma karjääri, on umbes 22. Et ma ei tea, kuidas see... Lõpetab või alustab? Lõpetab, et ma ei tea, kuidas see sinna kuidas see profitennisist seal defineeritud on, võib-olla midagi sellist, et kellel on kunagi olnud ATP või VTA ranking või midagi sellist ja siis nii-öelda nende poole keskmine ja kusjuures... Oota, ikka õigesti, et 22 on vanus, kui lõpetab. Jah, mina olen sellist statistikat lugenud, aga ma arvan, et väga palju kuidagi väga palju jätavad pooleli teekonna selles mõttes küll, jah. Kui sa võib-olla vaatad kogu seda neid nimesid, kes nii-öelda selles
noh, nimetame siis profikarusselliks seda ka Futures turniire, et need nimesed on kuskil 15 000 umbes maailmas on ju, et võib-olla sellest seltskonnast, jah. Täpselt, ja ma arvan ka, et sealt see statistika. Et sest noh, reaalselt need, kes ikkagi nii-öelda ATP ja VTA karussellist tiirlevad, neid jääb järgi ikkagi seal võib-olla 4-5 000, eks ju, et sealt 10 000 on need, kes Futures turniiridel üritavad ja võib-olla loobuvad. Mõne aasta üritavad täpselt ja loobuvad seal 19-20, eks ju, et ma arvan, nii see tuleb kokku. Nii et see on nagu nii-öelda üks selline põhjus seal taga, miks see ITF Masters, nagu nad kutsuvad seda, mitte senior hetkel, vaid Masters Tour on otsustanud, et nad toovad ka juba 35 ja nüüd see 30 oli tõesti võib-olla, ma ei tea, 5-6 aastat tagasi äkki, kui nad selle sisse tõid, et tükk aega mina, kui ma ise ka 25 olin ja laps hakkasin sünnitama, siis ma mõtlesin, mul on veel 10 aastat aega, enne kui ma pean hakkama seniorite turniiril mängima, aga siis tuli üllatavalt isegi varem see aeg kätte. Meie kaassaatejuhil ja Rihol ja Kadi-Liisil on ka üks ühine turniir peetud vist eelmine aasta. Oi, see oli tore, teistpidi ei taha seda nagu meenutada, sest hirmsasti oleks tahtnud ikkagi võita, me mängisime Kadi-Liisiga, kas äkki oligi 30 vanuseklassis vist seda? Jah, mina ei saanud muud mängida. Jaa, 30 vanuseklassis mängisime, kas me vist saime pronksmedali või midagi me saime või kuhugi me jõudsime, aga ma ei mäleta. Sina oled Riho kui vana? Mina olen 47, saan kohe 48. 30 vanuseklassi. 5. detsember mulle sünnib ja me mängisime 30 vanuseklassi. Kusjuures mul õnnestus eelmine aasta 30 vanuseklassis meeste arvestusest tulla ka Eesti meistriks, nii et 30 pluss vanuseklassi. Mitte U30, jah. Jaa, aga noh, see on tegelikult kõik nagu väga seal paaris mängus väga suhteline, et seal ei ole väga vahet ausalt öeldes 30-45 põhimõtteliselt võiks kõik üks ja sama seltskond mängida, et kes trenni teeb, see on parem tegelikult. Vanus ongi ainult number passis. No mingis vanuses enam ei ole võib-olla jah, aga noh, ütleme, ma arvan, et need esimesed 3 vanuseklassi seal vahet ei ole, kui oleme maailma tipppaaris mängijad on täna seal minu vanused mõned peaaegu, nii et no. Ma olen ka nõus ja mulle tundub ka seal turniiridel sageli on ka maailmameistrivõistlustel on umbes 30-45 koos ja kui sa platsil vaatad, siis see on sisuliselt sama ja väga ei saa aru, kes on mis vanus, et seal võib olla pärast 50 hakkad juba aru. Mina täiesti pooldaks seda, et Eesti meistrivõistlustel võiks ka kokku panna, pigem oleks äge, kui oleks suurem tabel ja rohkem osalejaid ja muidu on seal niisugused 3 ja 4 paariga tabeleid, et ei ole vaja üldse. Aga jah, meil oli üks selline kogemus, mängisime koos ja me oleme Kadilisiga trenniga teinud natukene koos aeg-ajalt juhtunud. Jaa, täpselt, jah, toredate treeneritega. Jaa, Harri Neppi ja meid siis juhendanud. Oot. Aga oli siis jah, tõepoolest märtsis see hetk, kui sa tulid tänavu maailmameistriks segapaaris mängus. Kui raskelt või lihtsalt tiitel tuli? Ma ei ütleks, et lihtsalt tuli. Et need maailmameistrivõistlused on selles suhtes hästi lahedad üritused, et neid tehakse nii tiimiga kui ka individuaalselt, aga individuaalturniiril on siis lisaks veel paaris ja segapaaris mäng ka juures, aga sellele eelneb tavaliselt, sa loomulikult ei pea kõike kaasa tegema, aga eelneb tiimivõistlus, kus me käisime Eesti naiskonnaga või 30 pluss vanuses naiskonnaga, kus juures meil oli ka üks hästi tore 40-aastane Julia Skripnik oli tiimis tol hetkel. Ja see iseenesest juba oli väsitav nädal, ma mängisin seal esinumbritiga iga päev argentiinlaste vastu liivaväljakul mingi 3,5 tunnised mängud, eks ju, ja mitu päeva järjest trenni ma ei tee ühesõnaga 4-5 päeva nädalas, eks ju, et täiesti nii-öelda nagu teine koormus tuli peale. Ja see esimene nädal iseenesest juba oli väsitav, õnneks ma seal individuaali MM-i üksikmängus mulle tuli suhteliselt keeruline vastane kohe vist teises ringis, nii et selle võrra ma sain seal nii-öelda nagu natukene puhkust juurde. Ja segapaaris mänguseks meil oli seal mitu rasket mängu, see on natukene selline võib-olla etteennustamatu mänguliik ka, et sul on nii-öelda mõned mängijad, kes on üksikmängus päris head, aga nad paarina ikkagi nii hästi kokku ei tule, seda juhtub mees ja naispaaris, aga mulle tundub, et seda võib isegi segapaaris mängus teinekord veel rohkem juhtuda, et sa ei saa nii-öelda nagu üksikmängu tulemustest ennustada, et kui hea mingi paar kokku tuleb. Ja meil mõned esimesed mängud olid päris lihtsad, ma mäletan veerandfinaal meil oli näiteks selle naise vastu, kes oli esimene paigutus siis minu tabelis ja mängis väga hästi, väga hea paarismängijaga, keegi, keda ma isegi noorteklassist ise mäletan. Ja sellel päeval oli hästi tuuline ilm, nii et üksikmängud sellel päeval isegi jäeti ära ja siis me läksime väljakule ja mõtlesime, et me nagu võiksime võita, aga samas tuulega võib igasuguseid asju väljakul, eks ju, juhtuda. Ma ei julge numbrit nimetada, aga tõesti see ikka servi ülesvise oli nii, et sa pidid hästi madalale viskama, et sa enam-vähem lüüagi saaksid, eks ju.
Vaat, et see oli raskem mäng, aga siis läks seal ilm paremaks ja soojemaks ja tegelikult finaal oli nii, et läks ka otsustavasse setti ja 10-8 minu meelest me võitsime selle tie-breaki või oli 10-7, 11-2, aga meil oli õnneks nagu kohe seal edumaa, et aasta enne seda Portugalis, kui saime see MM, olime kaotanud finaalis ja tol korral olime just kaotanud otsustava seti finaali, vist oli 15-13 ka paari matš palli pealt, et kui sul juba nii-öelda eelmisest aastast see kogemus on olemas, eks ju, et sa oled finaali kaotanud niimoodi tasavägiselt, eks sul tuleb veel lisavärin nii-öelda seal järgmisel aastal otsustava seti tie-breaki ajal ka sisse, et selles suhtes jääda lihtne ei olnud ja naine, kes oli vastas, tema jällegi oli natukene vanem seal finaalis, siis oli vist tegelikult 40. tabelist jällegi, aga oli olnud VTA 100 mängija omal ajal, et selles suhtes vastased olid ikkagi korralikud, mees võib-olla oli isegi natuke nõrgem pool kalles paaris. Kuule, aga räägi, Kadilis, sul on nüüd 3 last või? Täpselt. Sul on 3 last. Vähe on neid inimesi Eestis, kes on lõpetanud Cambridge'i ülikooli, veel vähem on neid, kes on lõpetanud Cambridge'i doktorantuuri ja neid vist ei ole üldse, kes veel Cambridge'i doktorante juhendavad, nagu sa, ma tean, teed. Et pere, ma tean, sa teed väga palju teadust, muid asju, tööd. Mis sind motiveerib tennist mängima, et räägi sellest? Jaa, see on väga hea küsimus, sest tõesti ma olen teda mänginud nüüd natuke vähem kui 30 aastat, aga võiks selle aja jooksul ära ka tüdineda, on ju. Sa alustasid siis 3-selt või? Ei, vähem kui 30, ma alustasin 7-selt, jah, nii et 26 siis tuleb kokku. Aga jah, ma ütleks, et ühest küljest liikumine on alati oluline juba selleks, et ma suudaksin olla hea ema oma lastele, neile nii-öelda hea eeskuju olla, et ma suudaksin oma tööd hästi teha, et mul oleks nii-öelda nagu tugev vaim, et see on ilmselgelt mingi liikumine su elus peab olema. Ja mingi võimalus oleks ka võtta mõni teine sport. Ma olen mõelnud paar põhjust, miks mulle tennis meeldib. Üks on see, et ta on mäng, aga ta on mäng, mis ei vaja kehalist kontakti. Ja kui sa hakkad mõtlema, siis enamik asju, mis on mängud, korvpallid, jalgpallid, nad ikkagi vajavad seda ja ma mäletan, kui ma isegi koolis pidin teda mängima või mingites trenni füüsilistes, siis mulle ei meeldinud väga see, et ma pean kellegi juurde minema ja kuidagi palli ära võtma ja äkki ma saan haiget ka selle jooksul ja absoluutselt ei ole ma selliste asjade fänn olnud. Samal ajal ma tegin iluvõimlemist noorena ja see on selles suhtes... Su Wikipedia lehel on kirjas, et 8 aastat see võib umbes õige olla ja 5-aastaselt läksin sinna umbes võib-olla 13-aastaseni ja vot, ja see on muidugi spordiala, mis on ka väga raske ja nõudlik spordiala, eks ju, aga mis teeb ta raskelt kindlasti on see, et sa teed sisuliselt kogu aeg ühte ja sama asja, sa lihtsalt lihvid seda ühte elementi ja lähed sinna ja nii-öelda põhimõtteliselt teed täpselt sama, mida sa oled trennis teinud, on ja seda mängulisuse elementi üldse ei ole. Ja minu meelest peale reketi alade sisuliselt ei olegi sporti, lisaks võib-olla malele, kus sul ei ole vaja kehalist kontakti, aga mis on siiski mäng, mis on iga kord erinev, kui sa tahad teda tegema, et see on võib-olla üks põhjus, miks mulle tennis meeldib. Ja teine, mida ma ta juures naudin, võib-olla see nüüd nagu laieneb rohkem spordialadele erinevatele ka, aga on ikkagi see nii-öelda nagu kui oluline on mentaalne tugevus ja keskendumine. Et ma usun, meil kõigil on olnud mänge, mis on nii-öelda 3 tundi pikad, aga sisuliselt see lõpuks taandub sellele, kuidas üks või 2 punkti mängu jooksul, eks ju, läksid. Ja see, et sa tead, et sa pead nii-öelda 3 tundi järjest keskenduma ja sa ei tohi korrakski oma tähelepanu lasta lendama minna, et see on kuidagi nagu see on nii hea tunne, kui sa sellised tasavägised mängud võidad ja oled sellega hakkama saanud, et see positiivne energia, mida sa selle arvelt saad, nii-öelda kannab sind edasi, et siin ma arvan, et paljud teised spordialad saavad samasuguseid lugusid juurde rääkida, eks ju, ja see on spordiala üldine võlu, aga need on kaks asja, mis ma välja tooksin, et miks on tennis minu jaoks nii oluline ja loodetavasti jääb veel pikaks ajaks. No sa võtsid selle väga hästi kokku praegu, muidugi see tennises just see punktisüsteem on ka nii unikaalne, mis seda mentaalset poolt eriti testib, võrreldes ka teiste reketialadega just, et tennises kõik need nüansid, et sa võid rohkem punkte võita, aga mitte mängu võita ja need olulised momentumid võivad muutuda väga kiiresti ja see on hästi unikaalne tennises. Et seda ei ole ühelgi teisel spordialal sellisel kujul. Ja väga nõus ja ma arvan, üks asi, mis mulle isiklikult veel meeldib, on ka see, et ta on üks neist spordialadest, kus sul nagu ei ole nii-öelda nagu
ühte valemit võitmiseks, et nagu kui sa ei ole väga kiirete jalgadega, siis sul on teised asjad, millega sa selle ära saad kompenseerida, kui sa ei ole väga tugev, sa saad on ju ära kompenseerida selle ja tõesti, et kui sul iga asja peab natukene olema ja see on selline ala jah, kus sa ei pea olema nii-öelda nagu ühes elemendis väga-väga hea, vaid sa saad neid kuidagi kokku tuua ja mõistus ja keskendumine ja kõik on ju sinna juurde, et sinna mitmetahulisus. Mis sa ütleks, mis sinu trumbid on tennises? Riho äkki oskab paremini kommenteerida, ta on minu vastu mänginud. Ma arvan, et ma mäletan, vist oli viimane trenn, me läksime Kadilisiga, mängisime seal Nõmmel, Narinepiga ja vist esimest punkti hakkasime soojaks lööma ja mul ei ole vist kunagi sellist asja olnud. Ma ei mäleta, kui me seda esimest palli seal mängus hoidsime, 100 korda vist lõime üle võrgu. Et nagu lihtsalt just minu arust see ongi Kadilisi tennist hästi palju iseloomustanud, kuidas ta mentaalselt suudab nagu meeletu fokusseerimise ja sellise distsipliini ja just selle hoidmine, see on Kadilisi iseloomustanud. Selline Tšehhi koolkond. No ma ei tea, mis koolkond see on, aga ma arvan, et see iseloomustab kõiki tema tegemisi, ka muid tegemisi, sest et kui sa seal Wikipeedias seal spikerdad vahepeal, võib-olla sa juba spikerdisid, aga me ju teame, et Kadilis ei ole maailmameister ainult tennises. Me sellest me veel räägime, millest ta veel maailmameister on, nii et ma arvan, et see on kõikides muudes tegemistes ka Kadilisil kindlasti kasuks tulnud või see on see, mis teda iseloomustab. Mina arvan, ma ei tea. Jah, see on huvitav ja hea kokkuvõte ja võib-olla mul väga palju ei olegi siia lisada, et ma olen nõus, et mul on nagu minimaalselt üksikuid elemente, mille peale ma oma mängu üles ehitaks ja see võib-olla nii-öelda nagu läbiv teema ongi täpselt nii-öelda nagu stabiilsus, keskendumine ja mentaalne tugevus väljakul ja ma mäletan kuidagi on mul meelde jäänud üks kommentaar, mille treener Silver karjus üks kord mis ta oli minu kohta teinud, mis on see, et ma olen kindlasti üks nendest mängijatest, et kui sa nagu peale vaatad, kuidas ta mängib ja sa vaatad ta tulemusi, kui häid tulemused ta on saanud, et sa nagu tunned, et ta on võtnud rohkem kui 100% oma võimetest mõnes mõttes välja, eks ju, et sul on palju mängijaid, kellel nii, et nad nagu näevad jube head mängijad välja, löögid, kõik füüsiline on ideaalne olemas, aga tulemused ei ole nii head. Mina võib-olla oli natuke see vastupidine näide, et kui sa nagu vaatad, kuidas sa mängid, sa võib-olla ei arvakski, et ta võib-olla nii häid tulemusi saab, aga kuidagi on need tulemused ikkagi lõpuks tulnud. Mitu korda nädalas sa tänapäeval jõuad tennissaali? Ma arvan, ma igaks juhuks ei tohi neid numbreid siin välja öelda, et Kimi ei lasta siis enam MM-ile peale, kui kuuldakse, kui vähe ma mängin, et need kahjuks ei ole väga kõrged, sellepärast, et aega ei ole nii palju. Ma praegu, talviti ei ole väga palju võistlus ja ma ikkagi üritan korra nädalas mängima saada, aga see päris alati ei õnnestu. Kas sul on treener ka? Ei ole. Hetkel ei ole. Et see, kellega juhtub mängima? Ja meil on õnneks mõned seniorid siin 35-sed, 40-sed, kes on ka huvitatud mängimisest, aga spaarin nooremaid mängijaid ka, seal tavaliselt 15-16 tippanuses tippmängijad, võib-olla ka niikina välja jätta temast järgmised, et nemad on nagu sellisel tasemel, kellega on mõlemal nii-öelda hea trenni teha, et see on ka nii-öelda hea suund alati, kus leida endale mängijaid. Kui sinuga mängima tuleb Riho näiteks, kas siis on by default kokku lepitud, et sina loed skoori? Hea küsimus, Gunnar. Kõige olulisem punkt, kes skoori loeb muidugi. Trennis on üldse see skoor nii suva, et keskendu selle peale. Ega mingit edasi on, ma tean, et väga palju mulle vist vastu ei julge inimesed vaielda küll, kui ma mingi seisu ütlen, vähemalt noorteklassist ma seda mäletan ja loomulikult ma ei kasutanud seda kunagi ära, aga isegi jah. Mul läheb harva seisse asja võib-olla tõesti. Jah, väiksest peast sa õpetad ju kõigile, ma oma lapsele ka õpetan, et ikka kõva häälega loetakse, et ei läheks segamini ja seda on ju kõik tennisistid oma treenerilt alati neid õpetussõnu saanud. Nii et seal ma mäletan, üks siuke hea lugu oli kunagi, Allar Hint rääkis mulle loo, et olid Eesti meistrivõistlused, vist noorte Eesti meistrivõistlused Kadriorus ja mingi vanus 12 vist 2 mängijat läksid sinna ülemistele väljakutele mängima ja Allar vist vaatas kella. Minust see oli kuidagi niimoodi, et vaatas, et mingi 2 tundi juba mängitud, aga nad ei ole ikka ära tulnud sealt ülevalt, et ikka mängivad veel. Et siis läks vaatavad, mis seal nagu toimub, sest kui ei ole kohtunikku, siis loevad ise ja tulevad ütlevad peakohtunikule. Ja siis kuidagi vist oli sinna väljaku äärde läinud, kui palju seis on 1-0. Miks 1-0? Aga meil läks segamini, me hakkasime otsast peale. Nii armas. Aga nii on, eks ju, et
Kui me siin rääkisime, et üks kord nädalas miinimum keskendud sa tennisele, siis ülejäänud 6 päeva, mis võtavad sinu aja? Ma arvan, et kaks põhiteemat, nii klišee kui see ka ei ole, on pere ja töö. Et mõlemad nõuavad palju aega ja vaeva. Ja. Mis see tööpool sul tänapäeval on? Ma kirjeldaksin ennast ikkagi taustalt ja treeningult kõige rohkem teadlasena. Ja täna ma töötan ravimitööstuses ja ravimitööstus on väga mõnes mõttes mitmekülgne valdkond, et sul on seal nii juura kui ka turundusega kui ka sisuliselt regulatsiooni poolt on ju iga eri valdkonna inimesi tööl, et ma olen ravimiarenduses, aga minu roll seal on nii-öelda olla see teadlane, kes siis tõesti mõtleb välja, et millised need molekulid saab olema, millest me tahame ravimid arendada ja üldse, et nii-öelda kui sul on soov ravida mingit konkreetset haigust, kuidas sa seda kõige paremini teha saaksid, on ju, et milliste sihtmärkide vastu seal ravimeid ehitada. Vot see, ja kui nüüd natuke detailsemaks minna, siis ma hästi palju olen ka tegutsen selles valdkonnas, et kuidas tehisintellekti sinna sisse tuua, et mu taust on suhteliselt nagu reaal- ja loodusteaduste vahepeal, kui ma vaatan oma bakalaureuse, magistri ja doktorantuuri, et need on, näiteks doktorantuur oli molekulaarsest biofüüsikas, eks ju, et füüsika iseenesest on suhteliselt matemaatiline aine, aga see molekulaarne bioloogia pool on väga vajalik ravimiarenduseks, et mul nii-öelda nagu taust on jah, täpselt nende teemade vahel ja ega see tehisintellekti kasutamine ravimiarenduses ongi pigem selline nii-öelda viimase 5 aasta temaatika ja sellega ma olen hästi aktiivselt oma professionaalse töö raames tegelemas hetkel, et kuidas seda nii-öelda paremaks ja efektiivsemaks muuta just nimelt tehisintellekti abil. Saab tehisintellekti ravimitööstuses juba ka usaldada? Usaldaga kontrolli on praegune staadium, ma ütleksin. Et ta on väga hea hüpoteeside genereerija ja paljudes valdkondades võib-olla just see ongi see, mida sul on vaja, aga ravimiteaduses või ravimiarenduses sul on nagu vaja päris palju ikkagi, iga katse on nii kallis, mille sa läbi viid ja eksperimendid on ju, kui me loomkatsetest hakkame rääkima ja inimkatsetest, eks ju, ja ajaskaalad on pikad ja eks ajaskaala ja hind on mõnes mõttes seotud ka, eks ju. Aga kuna need eksperimendid on nii kallid, siis üldiselt inimesed lähenevad asjale nii, et nad pigem kasutavad teda hüpoteeside genereerimiseks ja siis mingil hetkel nad on ise ka seal nii-öelda luubis sees ja vaatavad, et mida neist ikkagi nagu tasub testida ja mida mitte, et see on tänane olukord. On ettevõtteid maailmas loomulikult, kes üritavad nii-öelda nagu täiesti inimese sealt välja võtta ja tahavad tõesti, et meil nii-öelda AI ja agendid selle asja ära teeksid, aga minu meelest üleüldine vaade kuidagi on rohkem selles suunas, et see ei pea olema täna eesmärk, kuna meil on nii palju lahendamata teemasid seal valdkonnas, eks ju, et kui sul näiteks isesõitvate autode küsimus, siis me juba autosid oskame enam-vähem ehitada, on ju, me teame, kuidas neid juhtida ja sul on nii-öelda nagu mõttekas keskenduda sellele, et kuidas sa inimese sealt täielikult ära saad võtta. Aga ravimiarendus ei ole see valdkond, kus nii-öelda meil on kõik probleemid lahendatud ja me peaksime järsku mõtlema, kuidas me saaksime seda AI abil ainult teha, et me kasutame AId nii palju, kui see kogu protsessi aitab. Riho, ma segasin sind vahele. Ei ole midagi, mul lihtsalt 2 sellist mõtet või küsimust. Esiteks ma tahtsin su käest küsida, et kuivõrd vabad käed annab tänapäeva maailm üldse teadlasele, et kui palju sa näed, et sa saad teha täiesti sõltumata ja vabalt teadust või see on päris keeruline, sa rääkisid siin kõik see juriidiline pool, kõik need, ütleme, võib-olla ka suurettevõtted, kogu see ravimitööstus, et kuidas see välja näeb? Ja sellest küsimusest ma võiksin pikalt vastata sellele. Meil on veel umbes 50 minutit. On ja, okei, väga hea, alustame. Et kuidas kuulaja jaoks ka huvitavaks ikkagi jätta, töö on alati tellija materjalist ja kunagi see nii-öelda selles suhtes ei ole täielikult vaba, et see ikkagi sõltub sellest, kes sulle raha annab ja seda nii-öelda akadeemilises maailmas, kus sa mainisid, on ju ma väikse osakohaga olen tänaseni ülikooli juures ja juhendan tudengeid ja varem olen loomulikult täiskoormusega ka ülikooli juures olnud, et seal sa tunned seda nagu
selles suhtes eriti, et ikkagi, kes sulle rahastuse annab ja kus sa juhtusid rahastust saama, sellega seotud probleemidega sa natuke tegeled. No eks sa mingil määral ise ka mõjutad, et sa ikkagi nagu kandideerid grantidele ainult nendesse kohtadesse, kus on nagu seda laadi töö, mis sulle ka huvi pakub. Aga mingil hetkel see natukene saab määravaks, on ju, et kes sulle see töö eest asub ja selles suhtes sul mõnes mõttes on küll hästi palju vabadust olemas akadeemilises maailmas, aga reaalsuses see, et raha on piiratud, see võtab selle vabaduse samal ajal ära ka. Tööstuses on võib-olla selles suhtes natukene need nii-öelda piirangud on teistsugused, eks ju, et rahastusmudelid töötavad teisiti ettevõtte, kus ma praegu töötan, on publicly traded, eks ju, ettevõtted, sul ei ole nii-öelda nagu ühte konkreetset uurimisagentuuri, kes sulle annaks selle jaoks raha, vaid nii-öelda kogu avalik turg mõnes mõttes. Ja seal loomulikult meie oleme valdkonnas, kuna me tahame lõpuks midagi inimestega teha, siis regulatsioon on väga oluline teema. Ja tegelikult selles valdkonnas jällegi, ma ei tea, kes on detailsemalt jälginud, on väga huvitavad ja suured muutused selles suhtes toimunud, et kuskil 50-ndatel, 60-ndatel oli nii, et ravimite turule toomine oli päris lihtne ja suhteliselt siis rääkides on ju ei olnud väga kõrgeid regulatsioone ja oli ka selliseid nii-öelda negatiivseid juhtumeid, mis selle tulemusena juhtus, et võib-olla on inimesed kursis, et oli näiteks rasenduse loomiku iivelduse vastu toimiv tablett, mida naistel oli võimalik võtta, aga selle arvelt sündisid puudega lapsed, eks ju. Ja tõesti sellised juhtumid juhtusid ja selle järel tegelikult ravimi need regulatsiooniorganisatsioonid väga tugevdasid seda, et mida me nõuame ühelt ravimilt enne seda, kui me nii-öelda teda inimestele määrama hakkame ja on suhteliselt nii-öelda karm olnud see regulatsioon seal. Ja ma arvan, et headel põhjustel see on vajalik olnud sellepärast, et see eksperiment, mida me teeme lõpuks on ikkagi inimeste peal ja me tahame teada, et me teeme õigeid asju seal. Ja pikk sissejuhatus sellele, milleni ma tahtsin jõuda, on see, et täna nüüd 50 aastat hiljem võib-olla esimest korda hakatakse mõtlema, et äkki me peaksime midagi muutma seal ja tegelikult päris palju on seal taga seda sama, näiteks USA on ikkagi määrav jõud, eks ju, kogu selles valdkonnas ja Trumpi valitsus, kes tahab väga liberaalseks paljud protsessid muuta, kaasa arvatud ka see, et mida me nõuame ravimitelt enne, kui nad turule jõuavad ja tegelikult on olukord selline, et kui tänapäeval ravimid, mis turule mul on nii-öelda nagu suhteliselt suur kindlus olemas, et seal on läbi uuritud, et millised need nii-öelda kõrvaltoimed on ja millise protsessi nad läbisid selleks, et turule jõuda, et kui nüüd osa nendest plaanidest, mida Trump hetkel plaanib ellu viia ja kui lõdvaks selle regulatsiooni seal proovib muuta, siis tegelikult mina ei ole enam kindel, kui julgelt ma julgeksin kõiki ravimeid võtta, mida välja kirjutatakse. Et selline muutus on seal toimumas. Ma muidugi ei tea, kui kaugele ta jõuab sellega, eks ju, et seal on paljud teised inimesed alati, kes igas teises valdkonnas ka on ja kes üritavad tema poliitikatele vastu töötada ja milline see muutus saab olema, aga selles suhtes regulatsiooni mõttes on hetkel huvitav aeg, et inimesed tahavad nii-öelda vaadata, et kui palju me saame teda pushida lõdvendamise suunas. Ja kuule, teine küsimus, ma tahtsin küsida seda, et kas sa saad meile natukene ka köögi poolt avaldada selle koha pealt, et milline on see sinu väljakutse või see Kadilis Saare läbimurre, mida sa praegu reaalselt nagu üritad või mis selline täpsem teema sul praegu käsil on? Ja ma olen viimased võib-olla 5-6 aastat kõige rohkem vähivastastele ravimitele keskendunud, mis on alati ühest küljest oluline teema, teine on see, et nendel patsientidel enamasti on minimaalselt võimalusi ja seal on ka nagu päris ühest küljest see nagu impact, mida sa nende jaoks sisse tuua saad, on päris suur ja teine on ka see, et tegelikult sul on suhteliselt lihtne mõõta seda, kas su ravim toimib või mitte, et sa ikkagi vaatad seda, kui palju inimeste eluiga pikeneb, et kui me räägime osadest teistest haigustest, siis sul ei ole väga head mõõdikut sageli isegi nii-öelda aru saamiseks, et kas mingi ravim toimib või mitte, et see on üks põhjus, miks ma olen sinna juurde sattunud. Ma tegelikult sattusin üldse tööstusesse niiviisi, et me oma teadustöö põhjal umbes 6-7 aastat tagasi äkki alustasime ühe ettevõtte ja siis olid sellises olukorras, kus sul oli nii-öelda nagu
siis me olime erakapitali rahastatud, võib-olla ei olnud väga palju raha ja sa pidid nii-öelda nagu esimesed sellised prototüübid, proof of concept'id tegema ja oli hästi ja sul on kõige lihtsam seda saavutada, kui sa teed seda valdkonnas, kus nii-öelda mõõdikud on hästi defineeritud ja võib-olla selle arvelt ma kõige rohkem nii-öelda vähi juurde sattusingi oma esimese ettevõttega, kus tehnoloogia iseenesest oli laiem ja võib-olla üks muud võimalusi ka olnud, aga meil oli lihtsalt kõige lihtsam oma nii-öelda proof of concept eksperimendid teha vähi valdkonnas ja nüüd ma olen kuidagi sinna edasi jäänud, aeg-ajalt natukene toetan teisi valdkondi, ka neurodegeneratiivseid haigusi ja nii edasi. Aga jah, vähk on minu jaoks fookuses olnud. Ja praegu näiteks meil on üks kliiniline uuring käimas, mis on faas ühes kahes hetkel ehk väga palju patsiente seda ravimeid veel ei saa, aga meil on seal olnud üks naisterahvas näiteks, kes on nüüd juba 9 või 10 kuud olnud ravimi peal ja see oli tõesti 6 erinev nii-öelda vähiravim, mida tema peal prooviti, ükski teine enne seda ei olnud töötanud, aga see tundub töötavat ja tõesti nii kaua on seda juba võtnud ja tema elu pikenenud, et nagu ma ütlesin, neid ravimeid sellise staadiumis antaksegi ainult umbes võib-olla 10 inimesele korraga, mitte rohkem kui see ja kui siit nii-öelda tundub, et on nagu mingi signaal ja võimalus olemas, siis sa lähed sellistele suurematele trialitele, kus sul on juba üle 100 on ju mitusada inimest, 1000 inimesi seal peal. Aga praegu jah, selle ravimiks on varane staadium, aga need on nii-öelda mõnes mõttes kõige nagu toredamad päevad kogu su elus, kui sa saad update'e nendelt patsientidelt ja kuuled, kuidas neil läheb selle tulemusena. Et see on nagu selline väga konkreetne rakenduse ja impacti pool, aga ma arvan, et kui ma kirjeldaksin oma nii-öelda nagu valdkonda selles ravimitööstuses siseselt, siis minu kuidagi fookus on hästi palju tegelikult ikkagi sellele, et teha midagi uutmoodi ja teistmoodi kui see, mida on nagu enne meid tehtud. Et ravimiarenduses on väga palju selliseid ettevõtteid ja töögruppe, kelle eesmärk on nii-öelda võtta midagi, mida on juba enam-vähem hästi tehtud ja seda natukene paremini teha, aga minu lähenemine on suhteliselt nii-öelda nagu võib-olla fundamentaalteadustest tulenev ja tõesti see esimene ettevõte, mida ma ka siin põgusalt enne mainisin, et see platvorm, mille me seal välja arendasime, tegeles sellega, et me ei arendaks nii-öelda ravimikandidaate välja ainult selliste nii-öelda valkude või sihtmärkide vastu, kelle kuju on väga hästi defineeritud, aga ka nende vastu, kellel on selline suhteliselt dünaamiline kuju. Ja põhjus, miks keegi seda väga ei tee, on sellepärast, et seda on raske teha, aga samal ajal väga palju nagu bioloogiliselt olulisi sihtmärke ongi sellisel kujul ja tegelikult, kui sa vaatad, mille vastu me hetkel nii-öelda arendame ravimeid, meil on umbes 20 000 valku meie kehas ja võib-olla umbes 5-6 tuhat nendest on väga olulise bioloogilise funktsiooniga, mille vastu me võiksime potentsiaalselt midagi ehitada või arendada molekule. Aga enamik neist on nagu nii keerulise struktuuri ja kujuga, et me ei oska midagi teha, me ei julge neid nii-öelda proovidagi ja me keskendume võib-olla sellisele 100 või 200 nendest 5000, sellepärast et seal meie nii-öelda nagu eksisteerivad meetodid töötavad ja sisuliselt 95% võimalustest me jätame lauale ja ma kirjeldaksin võib-olla oma tööd just sellisena, et ma üritan aru saada, et kuidas me nii-öelda suudaksime seda pooli suurendada, et kelle vastu me saaksime arendada neid kandidaate. Aga seal on riskid palju suuremad, jällegi rahastust on palju rohkem vaja ja loomulikult nii-öelda investorid sageli, nad eelistavad ikkagi rahastada asju, kus on nii-öelda risk on väike ja skaala on lühem ja see teeb kõik selle töö keeruliseks, aga samas jällegi impact on palju suurem selle ära. No aga seoses selle tänapäeva maailmaga ja selle AI tulekuga ka üha rohkem ju räägitakse ka sellest, et põhjused, miks inimene haigeks jääb ja kuidas nii-öelda varasemalt avastatakse vähk eriti, eks ju, kus varasemalt avastatakse juba see põhjus, miks üldse haigeks jäädakse, et inimene ei jääkski haigeks, et seal on kindlasti ka natuke vastuolu, on ju, ravimitööstus versus see, et inimene ei olekski haige, et kui palju sa on nagu sellega kokku puutud või? Ja 100% õige küsimus ja minu vaatevinklist kui oleks väga mõnus, kui keegi haigeks ei jääkski, on ju, ja me ei peaks nende teemadega tegelema. Ma olen sellega väga nõus, et on väga palju haigusid, mida ei tule ravida ravimitega, on paljud asjad, mida me nimetame haigusteks, aga tegelikult ei olegi, on ju, võib-olla haigused ja tegelikult on ka vastupidiseid juhuseid, kus me ei julge neid kutsuda haiguseks, et see on väga keeruline teema mõlemat pidi ja nii-öelda mul on vanemad mõlemad arstiks õppinud ja isa ikka aegalt ütleb, et väga sageli patsiendid tervenevad
vaatamata ravimile, et see nii-öelda ei olnud nii-öelda peaaegu et omavahel seotud need kaks asja. Ja mul on nii-öelda mõnes mõttes objektiivsest vaatepunktist selles, ma natuke tõin seda enne ka välja, aga nii-öelda seal vähivaldkonnas töötamine võib-olla sellepärast tundubki õige, et seal ikkagi need haigused sageli, kui sul ikkagi tugevad vähikolded sees on, siis nad nagu väga sageli ise ei parane ja sul on vaja nii-öelda kas mingit keemiaravi või radioaktiivset on ju ravi või siis sellist keemilist ravi ja need on, ma ei tea, väga-väga üksikud juhused, kus see teisiti läheb ja enamik inimesi ei taha riski võtta, et seal sul on nii-öelda nagu selge, et ravimid 99% nii-öelda nagu on ainus viis, kuidas läheneda. Aga see on siis lõppstaadiumi vähi puhul, eks ju. Aga see jah, et üldse haigused tekivad mingil hetkel, see ma olen 100% nõus, on väga-väga palju seotud sinu tervisega, kuidas sa sellele lähened, sinu toitumisega, sinu liikuvusega, elustiiliga, eks ju, ja mida rohkem tööd me suudame teha selles valdkonnas, et me vaatame, et inimesed elaksid tervislikult ja me oskaksime haigusi võimalikult varakult diagnoosida ja ennetada, et kõige parem on, kui põhirõhk ikkagi läheb sinna ja mida vähem meil on vaja ravimeid arendada, seda parem ühiskonnale. Mis on see ettevõte, kelle heaks sa praegu töötad? Täna see ettevõtte nimi on Recursion Pharmaceuticals, kus ma olen. Nad on USA-põhine ettevõte ja nad avasid oma esimese Euroopa kontori tegelikult umbes 1,5 aastat tagasi, mis oligi see aeg, kui mina nendega liitusin, et ma olen aidanud seda Euroopa tiimi, mis on Londoni põhine. Olen aidanud seda üles ehitada, et olin siis esimene see nii-öelda nagu AI arvutusbioloogia sisuliselt inimene, kes selle Londoni tiimiga liitus ja alguses oli seal palju nii-öelda värbamist, aga tänaseks on meil see Euroopa kontor kenasti üles ehitatud. Aga jah, peakontor on endiselt USA-s. Ja eelmine ettevõtte juures, kelle juures ma siis pikalt olin, mille ma ise oma teadustöö põhjal alustasin, selle nimi oli Transition Bio. Ja see oli selline väike startup ettevõte, et kõige rohkem oli meil ühel hetkel umbes 50 inimest seal tööl ja sealt ka tegelikult meie nii-öelda nagu juhtiv kandidaat, mille me välja arendasime, on just kliinikusse nüüd minemas loodetavasti järgmisel aastal. Esimesed patsiendid saavad selle ravimi, aga seal ettevõttes nii-öelda põhimõtteliselt ühel hetkel tuli teha täpselt selline otsus, et me tahame rõhu panna sellele, et me nii-öelda oma parimat kandidaati edasi arendame ja sellist nii-öelda nagu algfaasi avastusteadust investorid ei soovinud rohkem investeerida, vaid jah, soovisid rõhu panna sellele, et kuidas see asi edasi läheb ja tol hetkel mõnes mõttes minu töö oli tehtud selles ettevõttes see asi, kus nii-öelda mina saan kõige rohkem väärtust lisada ja see oligi täpselt see hetk, kus ma hakkasin siis vaatama, et millised uued variandid oleks ja tegelikult see ettevõte, kellega ma liitusin, et olid tükk aega olid olnud minu nii-öelda nagu horisondil, seal on paljud asjad, paljud lähenemised nende puhul sellised, mis minuga väga resoneeruvad ja millesse ma usun ja sellepärast see oli väga hea ajastus, et ma olin just siis valmis uut võimalust otsima, kui nemad soovisid ka oma Euroopa kontori avada. Kadi-Liis, räägi meile natukene ka, see on nii huvitav teema, räägi meile natukene ka Cambridge'i doktorantide juhendamisest. Kuidas sul see töö välja näeb ja mis sa nendega seal toimetad, teed? Ma isegi ei tea, kas mul siit nii huvitav nagu on rääkida selles suhtes, et see on hästi, vaata ma päris palju teen seda kaugjuhendamise vormis ka hetkel, ma töötan kaugtöö vormis siit Eestist, eks ju, vahel harva käin kohal Inglismaal ja minu nende juhendamine hetkel on hästi, ma ütleks, et tehniline või teadusepõhine, et mõnes mõttes ülikoolis sul on kahte laadi võib-olla juhendajaid ja mentorid võib-olla üldse karjääri jooksul, eks ju, mõned on sellised, kes on sulle tõesti nii-öelda nagu väga olulised ja toetavad isikud, mitte ainult nagu konkreetselt su töö mõttes, aga sul tekib selline väga tugev juhendaja side ka nendega. Kuna ma olen ainult osakohaga ja distantsil, siis ma ei ole nagu väga palju tekitanud seda oma hetkel Cambridge'is oleva tudengitega, et meie nii-öelda nagu võib-olla töösuhe on hästi professionaalne, nagu tõesti selle põhine, et nad tahavad rohkem teada saada nendest teemadest, mida mina juba olen, kus ma ka tegutsen, ja mida ma olen uurinud ja annan neile tehnilist nõu sellel alal. Ma ei loe loenguid ka hetkel ega midagi, see on tõesti selline üks-ühele, kes nii-öelda nagu kaasjuhendaja teadustöö juures. Kunagi, kui ma tegin oma doktorantuuri, olin nii-öelda alustav teadlane ülikooli juures, ma mõtlesin, et võib-olla ma lähen selles suunas ka, et ma hakkangi ülikoolis, eks ju,
professoriks ja juhendajaks ja siis nagu investeerin võib-olla rohkem aega konkreetselt inimeste arengusse kui sellisesse ka. Aga kes ma tegin ikkagi otsuse, et ma ei soovi seda tänasel hetkel teha ja seda ma oleks kindlasti saanud nii-öelda kaugtöö vormis ka sellisel viisil teha, sest et siis sul on oluline, et see inimene on sinu jaoks palju rohkem olemas ja minu need nii-öelda nagu otsus liikuda akadeemilisest maailmast tööstusesse ja minu soov liikuda tagasi Eestisse perega olid selles suhtes hästi tihedalt seotud, et tööstusvaldkonnas mul on natuke lihtsam kaugtöö vormis töötada kui ülikoolis ja just nimelt selle aspekti pärast, et ülikoolis sul on nagu väga oluline, et sa oleksid nagu inimese jaoks kogu aeg olemas. Tööstuses sul on nii-öelda nagu ettevõte on nii palju suurem ja sul on nagu palju erinevaid kuidagi kolleege, aga ülikooli õhkkonnas sa sõltud hästi palju nagu ühest või kahest inimesest ja see inimene peab su jaoks olemas olema. Teeme väikse ajalise hüppe. Kui guugeldada su nime, siis palju erinevaid artikleid tuleb välja. Tuleb välja ka aastal 2008 Sportnet portaali artikkel. Ei saa välistada, et ma ise selle kokku olin kirjutanud või kuskilt pressiteatest saanud. Kadi-Liis Saar kaitses maailmameistritiitlit. Pirst Toonases. Lõppasid peast arvutamise maailmameistrivõistlused, sa kaitsesid edukalt oma tiitlit. Ja sinuga koos seal võistlesid veel Karl Kiursaar, võitis oma vanuseklassi, Martin Padar, Eveli Adams, Erki Adams ja Dima Ovtšinnikov. Kui palju sa seda aega meenutad? Kuna rääkideks kohe siia algusesse mingi testi praegu Kadi-Liisiga. Mingi 657 korda 328 näiteks. Selliseid asju ma sul hetkel peast ära ei arvata kahjuks. Oota, millise testi me võiks teha? Teeme mingi testi. Missugust testi me saaks teha praegu Kadi-Liis sinuga? Kas sa tahad öelda seda troostes? Võiks mingi kahekohaliste arvude... Kahekohaliste arvude jagamine, korrutamine kahekohaliste arvudega läheb kiiresti, jah? Oleneb tehtest. 78 korda 83. Ai. Ma arvan, ma olen natukene roostes ja 83, 6, 6, 4, 0 ja siis sul on vaja 2 korda 166 maha võtta 6, 2, 7, 6 suurusjärku umbes, aga ma võisin ka mööda panna. Kui ma tahan jõuda, kuidas sa sinna peast arvutamise maailma jõudsid? Või kus see huvi, kas sind tõukasid su vanemad või see huvi tuli sul iseenesest? Ei, siinkohal ma ise ei mäleta, et mu vanemad olid mind sellesse maailma tõuganud, et see oli ikkagi asi, mis nii-öelda tol hetkel üle Eesti kuidagi oli muutunud populaarseks spordiala pranglimine, mis sai alguse Prangli saarelt, seal oli üks hästi tore koolidirektor, kes nii-öelda põhimõtteliselt kirjutas arvutiprogrammi kokku ja kuidagi koolid üle Eesti hakkasid sellega tegelema ja ma mäletan siiani seda hetke, kui ma läksin esimest korda klassiga, läksime sinna arvutiklassi lahendama arvutis nii-öelda hiirega neid arvutamistehteid ja kogu klass tegi, ma olin siis vist kolmandas klassis tol hetkel ja ma tegin ühe korra ära ja siis ma vaatasin, see on üleriigiline edetabel ja ma olen 11. kohal. Proovime ühe korra veel ja siis proovisin teist korda ja olin juba seal teisel või kolmandal kohal nagu minimaalse harjutamisega, et kuidagi mulle kohe väga hästi sujus see asi ja eks nagu kõigega, kui sulle miski meeldib, siis sa teed seda veel ja siis sa saad paremaks ja nii ma kuidagi seal valdkonnas heaks sain. Et minu jaoks oli mõnes mõttes väga hea ja mõnus ajastus, et selline asi, milles mina olin hea, kuidagi sai populaarseks täpselt sellel alal, kus ma noor olin ja mul oli võimalik oma matemaatika ja arvutamise oskusi seal edasi arendada. Aga kui sul see tiitel tuli, mis klassis sa olid? Sa käisid 2 gümnaasiumis korraga veel, ma tean, reaalkoolil oli ka mingi taust selles loos või sa õppisid korraga kas Inglise kolledžis ja reaalkoolis või kuidas? Gümnaasiumis, Gümnaasiumis, jah, ma mäletan. Ma ei tea, see alguses oli Eesti-sisene võistlus ja siis mingil hetkel nad tõid Läti ja Leedu ja Tšehhi ja palju erinevaid riike seal juurde ja see inimene, kes ta võistlus läbi viis, Kalev Põltsaart oli muidugi sinna muhe vana ka, kes ise seal koolis täpselt oma 10 inimesele selle välja võttis ja kuidagi ta suutus selle saavutada, et tema programm järsku tegid seda mitte ainult 10 inimest Prangli saarel, vaid ma ei tea, 10 000 inimesed, eks ju, üle Eesti ja täiskasvanud ka. Ja tema mingil hetkel hakkaski see rahvusvahelisustama ja ütles, et need on maailmameistrivõistlused, kõik võivad siia osalema tulla, et meil loomulikult osalejaid ei olnud igalt kontinendilt suhugi, aga kuna see oli avatud kõigile, siis ta selle nime
sinna sisse tõi, aga ja see meie regioonis oli ikkagi populaarne võistlus, et mitte ainult Eesti võistlus igal juhul. Ja ja 3. klassist oli Eesti sisene, ma ei mäletaks äkki minu 5. või 6. klass oli see, kus ta siis nagu korralikult rahvusvaheliseks läks ja siis ma seal paar aastat järjest seda võitsin. Gümnaasiumis ma ei mäleta, kas mul oli enam aega teha, võib-olla mul ei olnud aega enam harjutada ja siis ma seda maailmameistritiitlit ei võitnud, et pigem nagu jäin sinna kuhugi. Aga kus Karlil läks seal? Karlil läks ka väga hästi, tema oli kuidagi eriti lahe vend selles suhtes, et tal oli 2 vanemat õde ja vend olid kodus. Mina siis, meil on järgmine vend, kes on minust 2 aastat noorem ja siis Karl Kiur, kes on siis olnud ise ka väga, väga hea tennisemängija, hetkel Mark Laeli treener, varem Danili treener, tema on minu vend, 4 aastat noorem ja ta vist vaatas, kuidas me seda kodus tegime ja mingil hetkel hakkas ka proovima. Ja ma mäletan, ta osales seal võistlustel 0 klassi õpilasena. Kuidagi tuli ka kohale ja siis suutis neid 5-6 kohalisi arve liita siis sama kiiresti kui need 3. klassi poisid ja siis meid kutsuti kuhugi pühapäevite ja saatesse demonstreerima seda ja siis Karl oli septembris just 1. klassi läinud ja arvutas neid 5-6 kohalisi arve seal ekraani peal kokku ja siis keegi, ma ei tea, kas oli Anu Valvavi, kes ta läbi viis, küsis, et kuidas sul koolis matemaatikatunnis siis asi läheb ja siis ta ütleb, et et ma õpin number 2 praegu koolis kirjutama, et see on nagu midagi muud kui see, mis ma siin teen. Karlist rääkides lihtsalt, et ma julgen öelda, et ta on mul väga hea sõber, ma Karliga suhtlen ka palju ja mul tuleb kohe üks selline situatsioon meelde, kui Karl on ju väga suur tennisefänn ja istusid Fooruse spordikeskuses, trenn lõppes ja meie praegu juunioride number 1 Ken Ink oli seal koos Karliga. Tennis lõpeb ära, siis Karl tuleb nii, Ken, hakkame nüüd matemaatika ülesand lahendama, siis aitas Kenil kodusid matemaatika ülesand lahendada, tegid seal mingid ülesanded ja niimoodi Karl juhendab oma õpilasi, nii et see oli nii äge vaadata. Tõesti hoolitseb. Ja väga nagu, mitte ainult see, mida vaja on, vaid kõik asjad. Et hästi tore. Ei, no selles suhtes ma ütlen, et vanemad ei suunanud meid sinna, aga ilmselt meil kuidagi geneetiliselt mingi armastusarvude vastu on olemas ja ma näen seda isegi oma 96-7 aastaselt vanaema pealt hetkel, kellel on nagu nii hea mäluarvudele ja mul on mingid mälestused, et tema vist mind tegelikult umbes 6-7 aastaselt korrutama õpetaski nagu 2 arvu teineteise all, et eks see kõik nii-öelda nagu aitas sellele kaasa, nature and nurture, jah. Ja ühel hetkel jõudsid sa ka ühte populaarsesse talendisaatesse, mille sa ka kinni panid. Jaa, see oli ka tore. Oled sa midagi kaotanud ka kunagi, et oled läinud ja oled seal nagu ebaõnnestunud? Teeme teise matši veel, võib-olla siis kaotan. Jaa, ei kui ma arvan, et ma olen päris palju ainult võitude peal sa ei saa elada, eks ju, aga ma arvan, et oluline on nii-öelda kaotustest võimalikult kiiresti edasi liikuda, et võtta sealt nii-öelda nagu see õppetund kaasa, aga mitte neid nagu pikalt mäletama jääda, nii et kui sa kaotuste kohta küsid, mul ei ole ühtegi, millest ma sulle täna rääkima nagu iseseisvalt hakkasin. Kõige suurem õppetund, mida sa oled saanud mõnest kaotusest võib-olla selline küsimus, aga hea küll. Ja ma tean, need ongi sellega seotud, kus sa tõesti mingil hetkel lased keskendumise ära keset mängu ja selle arvelt selle mängu kaotad, et need on kõige valusamini meelde jäänud, et asjad, mis oleks ise saanud paremini teha. Aga talendisaade oli selles suhtes kihvtuteks, oli ka välismaalt sisse astutud formaat ja enamasti seal käivad lauljad ja tantsijad. See vist oli Estonian's Got Talent või? Jah, vist niimoodi. Ma ei tea, kas nad kasutasid seda nime, võib-olla nad tõlkisid selliseks nagu Britain's Got Talent ja on see formaat, mille nad sisse ostsid. Ja korraldajad olid selles suhtes väga, väga lahedad, et mingil hetkel nad vaatasid, et meil on siin juba päris palju lauljad ja tantsijaid olnud, aga et televaatajatele võiks selle asja kuidagi huvitavamaks teha ja samamoodi nad olid ilmselt selle sama Kalev Põldsaare kaudu kuulnud, et on selline pranglemine olemas, võib-olla kellelgi endal laps sellega tegutses ja nad helistasid talle ja küsisid, et kuulge, et äkki võiks kedagi siia saatesse teie saaksite soovitada, kes oskaks seda teha. Ja tol hetkel ma tean, Kalev oli telefoni vastu mõelnud, et Karl meil just vist käis siin pühapäevitaja saates, mina olin ka kuskil saates ta näitamas käinud ja käis kõik need inimesed oma mõttes kiiresti läbi ja tol hetkel, keda ta soovitas, oli üldse minu keskmine vend Kaur Aare. Ja Kaur ütles, et ei, mina ei taha mingi telekasse küll hakata minema, ma ei viitsi selliste asjadega tegeleda. Ja ma ei tea, mingil hetkel mis ütlesin, et kui keegi ole nõus minema, ma võin põhimõtteliselt minna, aga ma ka nagu väga täpselt ei vaadanud või lugenud,
mis saades on ja ma tean, et Kalev ütles tagantjärele see pranglimise korraldaja siis, et kui ta oleks nagu natuke rohkem keskendunud ja vaadanud, mis saatega seal tegu on, et otsitakse nii-öelda nagu talenti, et siis ta võib-olla oleks mõelnud minu peale esimesest, et seal pranglimises ikkagi enamused olid nagu väga keskendunud ainult sellele ja mina olin see nagu naljakas näide, kellel oli mingi suur muu asi ka, eks ju, ja muu head saavutused tennise valdkonnast üles näidata, et kui ta oleks selle formaadiga tutvunud, võib-olla ta oleks soovitanud mind. Aga jah, kuidagi läks inimestele peale see asi ja televaatajad hääletasid ja ma tean, et see vist päris suure nagu marginiga vist tuli mulle see võit ja ma arvan, et väga palju selle arvelt, et see on lihtsalt nii teistsugune anne kui see, mis ülejäänud teised, eks ju, tegid. Sa olid 15-aastane, eks ole? Ja said siis hoida käes tšekki 100 000 kroonile. Yeah. Mis sai sellest rahast? Selle raha ma väga tublisti otsin järel, ma soovisin seda kasutada oma õpingute rahastamiseks. Aga mul selles suhtes võib-olla vedas, et vanemad olid Inglismaal õppimine õnneks väga kallis ei olnud ja nad olid ise, nad ütlesid, et ma ei pea seda raha ikkagi lõpuks kasutama selle jaoks ja olid võimelised aitama selle õppemaksuga ja nii ta nii-öelda on sisuliselt minu igasugusteks investeeringuteks nendega ühte patta läinud, aga minu enda soov oli see nii-öelda investeerida õppimisse. Igati kasulik ja mõistlik investeering, ma ütleks. Jah. Sinu treenerid olid vähemalt Wikipedia andmetel Tiit Kivistik ja Rett Reimal. On sul Eestis veel olnud treenerid? Ja ma tooks Rene Bushi ka tegelikult välja, et me siin enne naljatsime, kas tennis on suve või talveala. Ma pean Gunnariga selles suhtes nõustuma, et minu jaoks on minu ellu sattus tennis suvealana just nimelt sellel põhjusel, et ma käisin iluvõimlemistrennides, kus ma hakkasin võib-olla 5-aastaselt käima ja seal nagu ei toimunud suvel suurt midagi, ma tean, vanemad nii-öelda tahtsid mingit ala, millega oleks võimalik suviti tegutseda ja nad ei olnud üldse absoluutselt tennisega seotud inimesed, meie siin võib-olla nii-öelda Rihaga saame juba vaadata, et et me tahaks, et meie lapsel võiks olla see treener, sest me teame, et on hea treener ja nii edasi, aga neil oli sisuliselt nii, et võtsid esimesed ettejuhtava treeneri ja tol hetkel Kadriorus oli avanud oma kõige esimese sisuliselt rühma, siis suverühma avas Rene Bush, kes oli oma karjääri tol hetkel sisuliselt lõpetamas vist profimängijana, et tal on seal 90-ndatel palju Eesti meistritiitleid, aga pärast seda ta lõpetas ja soovis oma tennisekooli asutada ja siis alustaski sellega, et võttis esimeste noorte rühma ja sinna ma sattusin 7-aastaselt, tegin selle suvekorsuse ära ja kuidagi õnnestus jätkata pärast seda ka. Nii et võib-olla esimestel aastatel alguses oli Rene mu treener, aga jälle siin võib-olla jutu alguse juurde tagasi tulles, ma ei olnud seal see õpilane, kes Renele oleks kohe silma jäänud ja kellega ta oleks nii-öelda edasi tegelenud ja siis mul sattus treeneriks, tol hetkel oli nimi Birgit Järve, täna Birgit Mardi, kes oli Rene õde ja kellega koos nad seda gruppi seal läbi viisid ja kes oli siis nii-öelda nende asjaarmastajate treener ja Rene oli nende nii-öelda nagu tõeliste tegijate treener ja seal ma nii-öelda mõni aasta käisin ja eks mul endal mul oli iluvõimlemine oli samal ajal väga suur prioriteet ja palju oli seal trenne ja mul isegi mõnes mõttes vedas, et ma tennisetrennidesse ka jõudsin tänu sellele, et tennisetrennid olid seal Tallinna spordihallis, iluvõimlemine oli Kalevi spordihallis ehk põhimõtteliselt kaks teineteise kõrval olevat maja ja nii mul oli kuidagi võimalik pärast kooli mõlemates trennides käia. Aga ma arvan, et ma oleksingi võib-olla mõnes mõttes jäänud sellistesse rohkem harrastajate rühmadesse, aga juhtus nii, et Rene hakkas sugevat koostööd tegema Tiit Kivistikuga, kes oli tol hetkel just Kaia Kanepi treenimise põhimõtteliselt lõpetanud ja neil tekkis omavahel hea koostöö ja Rene saatis oma parimaid õpilasi tema juurde eratrennidesse, aga kuidagi meie seal kõrval väljakul läksime ka omavahel suhtlema ja mingil hetkel, kui ma olin selline 12 vist, siis Rene ütles Tiidule, et võta tee üks tüdrukute rühm, et mul on siin need 2 tüdrukut, keda ma tahan, et sa treeniksid. Ja siis Tiit oli jälle, et aga ma Kadilisi tahaks ka juurde võtta siia rühma. Et ta võiks päris tore. Kes need 2 tüdrukut olid?
ma ei tea, kas ma pean ilmtingimata hakkama nimesid nimetama, aga ühesõnaga noored, kes olid seal, kes teavad, need teavad, olid seal võib-olla tüdrukud 12 vanuseklassis minust tugevamad, eks ju, mängijad ja mõned aastad mängisid veel, mõni hoiab tänaseni ka natuke reketit käest neist, aga see võib-olla jah, ei ole oluline detail. Ühesõnaga seal rühmas treenides Tiidu all mu tase nii-öelda hakkas kiiresti edasi minema, hakkasin ka neid võitma, aga see, et ma nii-öelda sattusin sinna tema käe alla, oli mõnes mõttes väga juhuslik, et mind nagu nii-öelda ande põhjal ei oleks sinna valitud, aga Tiit ta oli koridoris minu juurde tulnud aeg-ajalt ja kuulnud, ma oskan matemaatikat ja talle meeldis väga sudokusid lahendada ja siis me lahendasime neid koos ja meil oli kuidagi nagu, talle meeldis minuga suhelda, rääkisime päris palju kriminaaljuttudest, raamatutest, võib-olla olime viisaka käitumisega, ma ei tea, igal juhul ta ütles, et ma tahan sellise, ta oli vanem mees ka juba ja tema jaoks oli oluline see, et ta saab treenida inimesi, keda tal on tore treenida, eks ju. Ja nii ta valis ma sinna gruppi ja see oli tõesti, siis hakkas mu tase tõusma, esimest korda sain nagu Eesti parima, või Eesti meistrivõistlusi hakkasin siis võitma ja nii edasi, et enne seda ma olin selline võib-olla top 10 mängija, kes oligi rohkem nii-öelda nagu teisejärgulistes gruppides. 20 Eesti noorte meistritiitlit. Päris vinge number. See on siis üksik ja paaris ja segapaaride kõige peale kokku, aga vist siiski on vinge ja see Wikipedia leht on üllatavalt detailne. Kas sa oled seal ise ka kaasa löönud? Mina ei ole teda algatanud, seal on vist erinevad inimesed on panustanud, meil oli üks hea tennisemängija minuga samal ajal Erik Aunapuu, tore isiksus, kes tegi need lehed paarile mängijale, me olime, ma ei tea, mingi 13-14 tol hetkel, kui neid tehti, minu seda tegime Arekule endale, Armandile äkki, et sealt see alguse sai ja siis ajakäigul ma tean, mu ema on sinna vahepeal mingeid detaile lisanud, mina ise ei ole midagi lisanud, Erika mõnda aega tegutses täna minu meelest enam mitte. Siin on kirjas, et te olete käinud 2005, 2006, 2007, 2008 Euroopa meistrivõistlustel, tulnud 16-aastaste sarja Tennis Europe turniiril võitjaks ja jõudnud mitmel korral poolfinaali. Universiaadil Kaasanis 2013 said sa 17. koha ja siis eelmise aasta parima naisseeniori tiitel on ka märgitud, siis see on koma pandud, ehk siis ma eeldan, et neil päevil toimub ka nüüd selle aasta sissekanne. Aga kas sul oli mingi hetk mõttes ka tennisega lõpuni välja minna, et profiks? Ma vastan kohe sellele küsimusele, ma tahaksin võib-olla selle noorte teema veel selles suhtes nii-öelda nagu kinni lõpule viia, et jah, Tiit oli see mängija, kes minu taset väga palju edasi arendas siis seal sellest hetkest, kui ma tema rühma sattusin. Ja oli minu jaoks selles suhtes hea ja sobiv treener, et mul oli mitu jumalat, keda ma teenisin mõnes mõttes, eks ju, aga tema nagu aktsepteeris ja isegi toetas seda, et paljud treenerid, ma tean väga konkreetselt ütlevadki, et kui sul ikkagi ei ole õpilane, kes ei ole 100% tennise juures, siis miks mina peaksin oma aega ja vaeva siia sisse panema, aga temale meeldis isegi see lähenemine, et mul ei olnud tennis võib-olla kõige olulisem asi elus ja selles suhtes meil oli väga hea koostöövorm võib-olla sellel hetkel. Ja teine ikkagi oluline inimene oli Rene Busch, kes ma võib-olla alguses välja tõin, et ta ei näinud minust seda talenti, et ta oleks mida edasi suunanud Tiidu juurde, aga ma tean, et ta on ka ikkagi minu tööannet väga hinnanud ja mida tema kogu aeg minu jaoks läbi viis, olid füüsilised trennid, kui ta mul tennisetreener ei olnud, ta viis ikkagi kõigile alati neid füüsilisi trenne läbi ja pärast tennisetrenni kell 6 lastega sõltumata ilmast ja aasta-ajast välja minna jooksma, jalgpalle, kiirendusi tegema, et see ikkagi, ma arvan, et lõi väga tugeva põhja tol hetkel ja et kui ma ei oleks nii-öelda tema seda nii-öelda rutiini ja režiimi sealt peale saanud, ma arvan, et ei oleks ka neid tulemusi tulnud, et selles suhtes võib-olla natukene mingil hetkel tegime ka tennisetrenni ka, aga just nagu füüsilise ülesehitamise mõttes, mida ei ole lihtne saada selles vanuses noori tegema, tegi tema väga olulise töö ära. Vot, seda tahtsin öelda, aga kas küsimus oli tennisega lõpparve tegemine? Ei, mitte lõpparve, vaid lõpuni minemine. Lõpuni minemine, vabandust, väga erinev küsimus siis. Ma arvan, et mina ei mõelnud otseselt sellele, et kui ma olin noor, siis mina
mängisin tennist ja ma tahtsin seda mängida nii hästi, kui ma suudan, loomulikult tahtsin võita, tahtsin häid tulemusi saada, aga ma osalesin ka erinevatel olümpiaadidel, kus mulle väga meeldis käia nii Eesti-sisestel võistlustel kui ka rahvusvahelistel. Näiteks keemias, füüsikas, matemaatikas ma olin sisuliselt, lisaks sellele, et ma olin nagu Eesti koondises on ju tennises, ma olin samal ajal Eesti koondises ka füüsikas, keemias ja matemaatikas, eks ju, esindasin seal Eestit erinevatel võistlustel. Ja mu eesmärk oli sisuliselt alati, ma ei tahtnud ühte teha teise hinnaga, eks ma seal olümpiaadideks ka oli enamik inimesi, kellega koos ma seda tegin, nad läksid ikkagi kohe pärast kooli koju ja hakkasidki sellega tegelema, mõnel võib-olla olid mõned hobid veel, aga selline nii-öelda nagu Eesti meistritasemel tegemine oli vähestel. Ja ma ei mõelnud sellele pikemale pildile, et kus ma tahan olla 20-25 aastaselt, milline mu ranking siis peaks olema. Ma lihtsalt tegin seda, mida mulle meeldis teha ja tegin seda nii hästi, kui ma suutsin ja tulemused siis tulid sellised, nagu nad tulid ja ei olnud vaja teha õnneks karme otsuseid mingil viisil. Ja tegid ülikoolis edasi? Ja eks see mõnes mõttes on, kui sa ikkagi ülikooli lähed ja otsustad minna UK ülikooli, siis sa tead, et sust profimänge ei saa, eks, et selles suhtes need otsused said mingil hetkel tehtud, aga ma ei ütle, et ma nii-öelda 13 või 14 aastaselt otsustasin ühes või teises suunas teadlikult need asjad ära. Aga ülikooli minnes mängisin ülikooli võistkonnas sisuliselt kõik need aastad, mis ma seal olin. Inglismaal loomulikult ei ole selliseid spordistipendiume, mis osas on, et ma kaalusin ka osa ülikooli minekut, aga ma isegi kahel põhjusel välistasin USA suuna. Üks oli sellepärast, et seal on hästi nagu mitmekülgne haridus alguses, aga mulle tundus, et mina olin juba valmis tol hetkel, nagu ma teadsin, mis valdkonnad mulle rohkem meeldivad, need olid need samad keemia, inseneeria, füüsika, eks ju, ja et ma olen valmis nendele keskenduma ja selle võrra nagu UK ülikoolisüsteem sobib mulle paremini. Ja teine põhjus tegelikult oli see, et ma mõtlesin, et kui ma lähen tennisestipendiumiga USA-sse, siis mul kindlasti saab väga tore seal olema. Aga mul jääb natukene liiga vähe võib-olla aega mõelda sellele, et mida ma tahaksin nii-öelda nagu tegelikult pärast ülikooli lõpetamist edasi teha ja nii-öelda nagu kogu su fookus ikkagi läheb tennisele ja sul ei jää nii-öelda nagu muuks mõtlemiseks nii palju aega ja ma teadlikult tahtsin võtta siis tol hetkel selle UK ülikooli, kus ma teadsin ka tennisevõistkond on olemas ja mõned head mängijad, aga meie nii-öelda koormus ja võistlus nii-öelda, kui palju me võistlustel käisime, erineb muidugi oluliselt sellest, mida USA-s tehakse. Aga reisimist ikkagi üle Suurbritannia oli tennisega ka? Ja meil oli kolmapäev oli ülikoolide vaheliste mängude päev, nii et sisuliselt seal need trimestrid väga pikad ei olnudki, aga 8-9 nädalat septembrist detsembrini, teine 8-9 nädalat seal kuskil jaanuarist aprillini olid need, kus olid mängud teiste ülikoolide vastu ja tavaliselt seal kuskilt maikuust alates oli meil palju sõpruskohtumisi ja see on üks koht, kus ma arvan, et kui sa juba oled teinud otsuse, et sa ei lähe USA-sse ülikooli, siis tegelikult on Cambridge ja Oxford võib-olla 2 kõige lahedamat ülikooli, kus tennisevõistkonnas olla, sest et see on võistkond, kelle vastu tahavad kõik klubid mingil põhjusel mängida ja kutsutakse sind erinevatesse kohtadesse sõpruskohtumistele, et kõik need Londoni nii-öelda lahedamad ja huvitavamad klubid, Queensi ja Hurlinghami ja loomulikult ka All England Lawn Tennis Club ise ja IC International Club of Great Britain, et nende kõikide vastu oleme sõpruskohtumisi saanud pidada ja läbi selle tegelikult olen päris huvitavate inimestega ka kohtunud ja see kuidagi, mina ütleks, et kui sa välismaalasena lähed kuhugi elama, siis sul võib-olla ei ole alati nagu mega lihtne kuidagi automaatselt osaks sellest keskkonnast saada, aga tennis tegelikult aitas mul nii-öelda nagu jube palju kaasa selles osas, et sul nagu kohe tekib nii-öelda uus ringkond inimesi sinu ümber, kellega sul on ühised hobid ja sa nagu tunned palju tugevamat nii-öelda võib-olla kuuluvust sinna ühiskonda, selle arvut, et sul on nagu erinevad räägi korra, Kadilis, sa mainisid Oxfordi ka, me teame ju seda legendaarset sõudmisvõistlust Oxfordi ja Cambridge'i vahel, et kuidas seal üldse spordistipendiumid toimivad, missugustel spordialadel üldse on stipendiumid seal, nendes ülikoolides? Neil mitte ühelgi mitte ühelgi üldse ei ole, et täisspordistipendiumid puuduvad täiesti? Jah, täpselt, täiesti erinev lähenemine USA-st ja üldse UK-s mõnel üksikul ülikoolil. Nii et kõik need sõudjad on ka tegelikult õpivad, maksavad
ja võistlevad seal. No UK-s õppemaksud on ka väga väikesed, vähemalt Euroopast tulevatele inimestele võrreldes USA ülikoolidega, eks ju. Vähemalt minevikus on olnud nüüd sellel hetkel, kui mina seal käisin, nüüd selle Brexitiga seoses on olukord natukene muutunud. Aga nad tulevad, aga neil on ikkagi need treeningprogrammid on päris tõsised, et me igal hommikul sisuliselt kella 6 on need trennis ja pärast loenguid on nad uuesti trennis ja eks nad nii-öelda selles suhtes tugevamad sõudjad tulevad sinna, aga nad ka teavad, et nad saavad korralikult trenni teha, eks ju, sellel ajal. Kas sellest Suurbritannia ülikooli tennise ringkonnas, ükskõik kas sinu ülikoolis või mujal, liikus ka sellised mängijad, kellest hilisemalt on saanud profid? Või kes paralleelselt edendas ikka profikarjääri? Ma ütleks, et enamik inimesi, kellega ma siis näiteks seal All England Lawn Tennis Clubi vastu sõpruskohtumistel, kelle vastu ma seal mängisin ja International Clubi omad, et need olid valdavalt inimesed, kes olid ise väga-väga tõsisel tasemel tegelenud spordiga, paljud noorteklassis, aga paljud ka täiskasvanutes ja VTA rankingutega nii-öelda nagu kõige tugevamad sisuliselt UK mängijad, nad on kõik nende klubide liikmed, miks mitte, ja sul on seal tore mängida, teised samal tasemel mängijad on seal, et see kusjuures võib-olla on ka üks asi, millest ma siin Eestis elades natuke puudust tunnen, et mu kõik ülikoolikaaslased on ikkagi nendes klubides liikmed, neil on seal nii-öelda nagu punt 20 nende vanusest tüdrukust naisest, kellega nad saavad igapäevaselt trenni teha, et nagu seda meil siin Eestis ei ole võimalik tekitada. Aga ja ma ütleks, et ma sattusin sinna nii-öelda nagu juba selle staadiumis oma elus, kus enamikel inimestel oli nii-öelda see kõige tugevam nii-öelda võib-olla tennise faas nende elus läbi olnud ja need olid sarnases nii-öelda staadiumis nagu mina, kus tennis oli tore osa elust, aga midagi ei juhtu, kui seda ei saa teha, lihtsalt sa tahad teda teha. Kuna see võib-olla natuke klišee küsimus, me oleme alati Gunnariga küsinud ka, kes siin on meil siin saatekülalised olnud, et kui sa võib-olla ise mõtled selliseid kõige huvitavamaid vastasseise või kõige kõvemaid konkurente või mõni mängija noorteklassis, kes kuhugi on jõudnud, mis on suur nimi, siis võib-olla, mis sulle nagu meelde tuleb või meenub kõigepealt? Ja, et sa mõtled, et kellega mul oleks nagu mingi kokkupuutepunkt? Jah, kellega sul on kokkupuutepunkt või mõni selline mäng, mis võib-olla meenub või mõni turniir või piif lahendamata. Või mõni piif lahendamata, jah, võib-olla mõni joon pall oli seal sees või väljas või sa oled kindlasti mänginud Kaiad, Anetid, need on üks asi, aga mõtlen just ka võib-olla väljaspool nimesid, väljaspool Eestit ka. Kaiaga ma ei ole eluses mänginud. Ei olegi mänginud? Ja meil on 7 aastat minu mõnest vanuse vahet, et kuidagi see oli liiga suur selle jaoks. Aga nende rahvusvahelise areeni mängijatelt mul tuleb kindlasti meelde Halep, kelle vastu ma ei ole mänginud, aga turniiridel päris palju mängisime koos ja oli selline formaat nagu Ida-Euroopa meistrivõistlused, mida siin peeti kuskil Ida-Euroopa riigis, tema Rumeenia esindajana oli siis ka kohal ja mina olin seal võistkonnas 13-aastaselt koos Anett Schüttinguga, kes oli ikkagi nagu Eesti tasemel väga-väga super mängija, võitis kõiki põhimõtteliselt 6-0, kui ta üldse Eestis turniire kaasa. Rene Bushi õpilane, jah? Täpselt, ja tema oli kogu aeg Rene juures, et tema sinna tiidurühma ei näinud, millest ma enne rääkisin. Aga vot ja nii-öelda võitis kõiki pika puuga ja siis tulevad need Ida-Euroopa meistrivõistlused ja neid esimese mängu võidab ja vist teise ka veerandfinaalis tema saab 6-0 kaotuse, mis oli siis Halepilt ja meil oli kõigil natukene, et kuidas see võimalik on, nagu kogu maailm lööb kõikuma, kui inimene, keda sina oled nagu nii tugevaks pidanud, kaotab kellelegi nii, et see on mul meeles sealt ja loomulikult Halepil on väga edukas teekond. Ta tundus väga tore ja sõbralik inimene selles vanuses, kui meie kokku puutusime. Ja kelle vastu ma olen saanud ka mängida on Kitchenokid paaris mängudes, nad olid kaksikõdedena tol hetkel, nüüd neil vist, ma ei tea, vahel mängivad koos ka, aga mitte. Võitsid VTA Tallinna Openi kunagi, siin Tallinnas ju, nii et nemad olid kihvtid tegelased meie ajal seal tuuril ja kes mul veel meelde tuleb, ma olen mänginud päris palju selle Norra tüdruku vastu Ulrike Eikeri vist, kes on Ingrid Niili paaril turniiril
ta oli ka hästi tore ja armas ja sõbralik tüdruk ja tema hästi stabiilse mängustiiliga, nii et meil olid väga pikad mängud liivaväljakutel, ma ei võitnud teda kordagi, selliseid 6-4, 6-3 kaotusi on küll kahjuks ja neid õpetavaid mänge selles suhtes on meeles nendest aegadest, aga mul ühtegi sellist nii-öelda, Ostapenko oli must 5 aastat noorem, nii et temaga ma selle arvelt ei puutunud kokku, ma tean, noorematel tüdrukutel on temast ja tema iseloomust kindlasti huvitavaid lugusid rääkida, aga need minu tüdrukud olid kõik sellised päris toredad ja rahulikud ja see aeg-ajalt ikkagi, kui Wimbledonis ühel hetkel vist oli minu meelest kaks mängijat, kellega ma nii-öelda nagu tuuril olin koos mänginud, see oli mõnus aasta, jah. Vot, ja muidugi minu võib-olla noormängija päevilt jääb ikkagi see meelde ka, et Anetiga sai päris palju koos trenni tehtud, ma olin tast 3 aastat vanem ja Ülle ja Andrei olid tal tol hetkel kõige rohkem treenerid, Luškin, et aktiivselt ikkagi kasutasid mind sparrina tema vastu mängimiseks ja tema see nii-öelda nagu töötahe oli ikkagi muljet avaldav juba selles vanuses ja soov, kõik, mis ta ise on ka välja toonud, nii-öelda nagu soov võistelda ja soov nii-öelda kogu aeg punkte mängida ja ma mäletan, kuidas Andrei trennides nii-öelda igaks trenniks mõtles mingi uue laheda punktimängu kombinatsiooni välja, mis ikka nii-öelda nagu Aneti nii-öelda varvaste peale hoiaks ja kaasa tõmbaks, et see ma arvan, et nõuab ka nii-öelda nagu teatud treeneri iseloomu, et sa suudaksid sellega hakkama saada ja selles suhtes võib-olla jah, Andrei sobis seda rolli hästi täitma mõnel, ma arvan, näiteks Tiit oleks väga teistsuguse iseloomuga on ju treener, et sobis, mulle tundus vähemalt, et neil oli seal noorteklassis hea koostöö tol hetkel, kui ma rohkem kokku puutusin ja mul on muidugi Anetiga mängimisest on, ma ei tea, väga pikalt heietud, aga viimase loona räägin ära üks Haapsalus toimunud GP turniir, kus mina olin üks tugevamaid esimesi paigutusi on ju ja kuidagi Anett murdis ennast sealt nendest ringidest läbi, nii et ta sattus must 3 aastat nooremana, sattus seal poolfinaalis mulle vastu ja mängisime esimest setti, ma olin 5-0 olin ees ja hakkas juba 6-0 tulema ja mulle tundus, et Anetil kas nii mängutöö ära minema, ta nägi nii palju vaeva, aga samas hakkas mängutöö ära ka minema, aga mul oli selline tunne, et ma ei taha seda talle tekitada, et tal see mängutöö ära läheb ja ma lihtsalt andsin selle game'i talle ja tuli 5-1 ja siis tal tuli jälle mängutöö tagasi ja oli meil väga tore teine sett, aga meil oli jah, taseme vahel tal hetkel päris suur, aga see oli kuidagi tema see iseloom oli lihtsalt nii muljetav. Ja tema tahtis hirmsasti võita ja võidelda alati selles mõttes, Anetil oli see maast madalast. Käisid sa Aneti mänge ka Inglismaal vaatamas? Olen Wimbledonis käinud vaatamas, see võimalus on mul õnneks olemas olnud ja sest, et nagu ma ütlesin, mul on paljud tuttavad, et see on klubi liikmed ja selle arvelt on suhteliselt lihtne olnud pileteid saada. Kaia lahingud ka? Ja olen ka vaatamas käinud täpselt. Mõne veerandfinaali ka? Ei, seal veerandfinaali ei ole, ma käisin pigem nendel esimestel ringidel ja sest Cambridge on ka mingi 1,5 tundi Londonist sõita ja kui sul tööajast on, siis sa iga päev ei jõua sinna kahjuks. Palju sa üldse telekast tennist vaatad, on sul mõni mängija, kellele sa ekstra pöialt hoiad? Ausalt täna on kahjuks rohkem mingi highlightide vaatamine ja online tulemuste jälgimine mingil määral, et seda rõõmu, et ma nüüd teleka ette istun, see ongi siis, kui ma olen Eesti meistrivõistlustel kohal ja ootan oma mängu. Aga oma venna hoolealuse mänge vaatad vahest või? Ma jälgin skoore, aga seda rõõmu, et ma nüüd keset tööpäeva istun teleka või arvut, et seda närvidele on parem, kui sa jälgid ainult skoori. Seda ka, jah. Ja. Kuule, aga räägiks natuke veel sellest ka, et Kadi-Liis Saar lapsevanemana, räägi oma lapsed ära, mis nimed, kui vanad? Meil on kindlasti väga hea meel, et ma nende nimed siin podcastis mainin, ma teen seda nende rõõmuks. Diana, kes on hetkel 7, Artur, kes on 5 ja Maria, kes on 3. Nii, ja mängivad tennist ka? Diana on mänginud, täna ei mängi, Artur mängib täna. Aha, aga kui nüüd mõned lapsevanemad kuulavad, et ütleme siis Kadi-Liis Saar tennisisti lapsevanemana, et on sul mõni hea nõuanne või kuidas sa oma lapsi suunad ja kuidas see tennist täna nende elus on? Sa mõtled just konkreetselt tennise? No ükskõik, või võib-olla ka muu sport üldse, ütleme üldse lapsevanemana ja spordi tegemine ja kuidas sina seda sellesse näed, kuidas sa sellesse suhtud, kui palju sa neid suunad, mismoodi? Ma arvan, et üks oluline asi on
on see, et loomulikult on viieaastaselt tennisele keskendumisel nagu väiksed plussid olemas ja mingi piirini ta viib sind päris hästi edasi, kui sa teistest nii palju ees oled. Aga ma arvan, et kokkuvõttes on kasulikum see, kui viieaastane laps ei võta endale elu esimeseks ja ainsaks eesmärgiks tennise, et selles vanuses minu meelest palju rohkem on neid näiteid, ikkagi positiivseid näiteid, kus lapsed tegelevad erinevate spordialadega, olgu see kergejõustik, olgu see jalgpall, judo, on ju, et kõik need asjad annavad ikkagi nagu väga, väga vajaliku põhja ja ma arvan, et see on hea, kui sa ikkagi nagu tennisega enne võib-olla 10. eluaastat alustad, sest et ta on mingil määral tehniline ala, kuigi ma tean ka vastupidiseid näiteid, eks ju, kes alustavad veel hiljem, aga ma arvan, et selline 6-7-aastaselt võib-olla, kui sa tahad, et su laps seda tegema hakkaks, ikkagi oleks hea, kui sa oleks talle selle jaoks võimaluse andnud, aga absoluutselt ei tuleks muretseda selle pärast, kui tal on mingi teine ala ka, mida ta paralleelselt teeb ja kus tal hästi läheb. Nii et sul lapsed käivadki niimoodi erinevatel spordialast teevad? See on see lähenemine, mida ma olen võtnud. Ma ei saa 100% nagu, ma arvan, et kui sul on kui sul on eesmärk kasvatada maailmameistrit, ma ei julge sellistele vanematele nõu anda. Mina ei ole lähedalt ühegi maailmameistri sirgumist näinud, võib-olla Kontaveit on kõige lähedasem, eks ju, et selles suhtes ma ei ole kompetentne inimene mul sellel teemal nõu andma, aga kui su eesmärk on kasvatada võib-olla Eesti tasemel hea, rahvusvahelisel tasemel hea mängija, mitte ilmtingimata maailmameister, siis ma arvan, et nii-öelda nagu kindlam tee successini eduni on ikkagi see, kui sa annad mitmekülgse arenemise võimaluse ja mitte ainult tennise fookuse selles vanuses. Et see on üks asi, mis tuleb mõttesse. Aga muidu minu lähenemine laste kasvatamisel on jah ikkagi see, et võimalikult palju nagu üritada nende maailma avada ja arendada läbi igasuguste vestlust, et mul käib laps ühest nendest koolidest, kuhu katsetega lapsi võetakse, astusin kesklinna koolis ja sai sisuliselt kõikidest katsetest läbi, kus ta käis ja lõpuks ühe valis ja siis ka kõik küsivad, et kas te valmistusite nendeks katseteks. Ja ma selles suhtes ei oska sellele vastata, et ei, me katseteks ei valmistunud, aga ma olen väiksest peale lastega kogu aeg igasugustel teemadel rääkinud, olgu see seotud sellega, et kes on Eestis president, mida president Eestis otsustab, mida teeb riigikogu, olgu see seotud numbrite vahel seoste leidmisega, olgu see seotud loodusega, et nagu selles suhtes ma olen neid jah, tõepoolest sünnist alates katseteks valmistunud, aga mitte nii, et me teeme nagu paberi pealt harjutusi ja ma arvan, et see lastega nii-öelda nagu rääkimine ja suhtlemine ongi nii-öelda nagu kõige olulisem osa nende kasvatamiseks, aga see nõuab loomulikult aega ja vaeva ja minu jaoks põhjus, miks ma ei mängi nii palju tennist, ongi hetkel on just see, et ma tunnen, et see on see, mida lapsed tänasel päeval vajavad nii-öelda minu olemasolu nendele. Minul on lõpuküsimus. Kui palju on tennis ja matemaatika ja füüsika ja kõik see numbrimaailm ja kõik see, mida sa oled õppinud eluaeg ja mida sa armastad, kas see on sinu supervõime tenniseväljakul, palju sa saad seda kasutada? Ja ma mõtlen, kuidas ilusti kakota Riho kirjeldas siin mind enne mängijana ja võib-olla mõned need terminid, mida ta kasutus kuidagi mingil määral on seotud, ma ütleks, et nagu mõtlemisega, ma ei oska öelda, kas ilmtingimata numbritega, aga ma arvan, et pea aktiivse kasutamisega on kindlasti seotud ja jällegi tuletades mu treenerit Reneed meelde, ma tean tema tega minu kõige tugevusena välja just nimelt ja distsipliini ja töö ande, mis ma arvan, et on tegelikult peas mõnes mõttes kinni, kas sa suudad olla fookuses või mitte. Et ma julgeksin kindlasti öelda, et mõtlemisel ja tennisel ja keskendumisel on tohutult suur seos. Kas ilmtingimata arvudel on, seda ma nii kaugele ma ei julge enam minna, aga võib-olla sa arvad, et on. Sa ei ole välja arvutanud perfektset, ideaalset punkti, millal sa oma servi lajatad?
ma arvan, see on päris palju teaduspublikatsioone nendel teemadel kirjutatud, ma pean need enne läbi lugema ja siis ma saan hakata oma arvamusi avaldama, aga mida, kui mul rohkem aega on, millele ma tahaks rohkem keskenduda, on ikkagi AI abil tennisemängude tulemuste ennustamine. Jällegi ma tean valdkond, kus inimesed on ju teevad asja ja ma pean enne vaatama, mida juba tehakse, aga ma tahaks mingil hetkel selle rohkem hobi korras ette võtta, et kui hästi AI suudab seda teha ja mis need õiged nii-öelda inputid selle jaoks on. Väga lahe. Ja siis, kui sa selle teadustöö valmis saad, tuled meile siia tutvustama jälle. Muidugi, jaa, teie podcast ongi just see koht, kus nendest asjadest rääkida saab. Aga aitäh, Kadi-Liis, ja aitäh, Riho, jälle järjekordne saade, kus ma tunnen, et külalise valikuga sai ikka naba 10-sse pandud. No nii põnev, meil vist Gunnar nii pikka saadet ma ei mäletagi, millal me tegime nii pika saate. Aastalõpu saadet. Võib-olla on olnud mõni aastalõpu saade nii pikk, et peaaegu tund 20. Aga see aeg läks nii ruttu. Aitäh sulle, Kadi-Liis. Aitäh teid kutsumast, mul oli ka väga tore inspireerivad küsimused. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani!